Hei, Viki siin, oleme Renault Profi poisid ja täna siis oleme renoveerimas ühte väga huvitavat kortermaja, et siin on ainult üks korsten, mis vajab renoveerimist, 2 küttelõõri ja kohe ma näitan teile, kuidas see kõik välja näeb, kui põnev see on ja millised takistused meid ees hakkavad ootama. Nii näeb välja siis teipimine, et seda me teeme selle jaoks, et see taht, toss ja kõik pask, mis välja tuleb, see ei jõuaks nagu siseruumidesse ja kohe ma näitan, kuidas see ka ülevalt välja näeb. Nagu ikka, alguses teeme esimese ringi ketiga üles-alla, siis teeme harjaga üles-alla, siis ta tõmbab selle kogu peenema sodi ka allapoole. Et siin me teeme siis ketti, et nagu näha, siis mingit paska tuleb siis välja, pigi, tahm, kõik, mis seal kogunenud on, see lendab välja, aga ka teisest lõõrist tuleb see välja, mis tähendab, et need vuugivahed on välja põlenud, kuskilt laseb läbi. Kuiv ka. See on siuke, et anna rikku ja... Jah, männiga siin on tõesti, teinekord on kasepuu ei lähe kaminas hästi põlema, aga paned siia alla, kui männ läheb nii samina. Pool on siis tagasi sõhki. Siis segu on nüüd parem. Nii, siis oleme jõudnud katusele, et siin käib siis kogu see renoveerimine, et siin kallatakse segu sisse ja siis vintsiga tõmmatakse üles ära, et see on praegu näha ühte lõõri. Tuleb teine lõõr ka. Tahad, Janno, kommenteerida, kuidas see kõik välja näeb? Ühesõnaga, kui me esimest lõõri puhastasime, ketti ja harja tegime, siis taht tuli välja teisest ja kolmandast lõõrist ehk siis teisest suitsukorstnast ja kolmandast ventilatsioonist. Ja mis see tähendab? Ehk siis lõõrid on omavahel ühendunud läbi vuugivahede. Kui me kaamera sisse paneme, ilmselt saame pärast selle klipi siia juurde lisada, millised need lõõrid seestpoolt välja näevad. Siis tekib parem aimdus, mis siin tegelikult toimub ja miks see suits tundub eluruumidesse. Ja kui renoveerimine on läbi, kõik lõõrid on ilusti puhtaks tõmmatud seguga, tuleb see segu ilusti puhastusluugist välja tõmmata, ilusti pintsliga ära pintseldada, et ta ikkagi ilus oleks seest ja